Tere, Katrin, tere, Gertriin. Tere, ägedad naised. Tere. Kas meil on nüüd, me oleme ise ka näha või on meil praegu see suur pilt? Jaa, suur pilt on ees. Et täna siis alustab meie esimene uus teema lõik siin grupis laste kõrvalt ettevõtjaks, milleks on siis naiste ettevõtlusjutud. Ja esimeseks külaliseks on meil täna Gertriin Petrov. Tere, Gertriin. Tere. Nii äge, et sa liitusid meiega. Sa näed nii hea välja. Ma tänan, ma panin selle nimelt, sest me räägime mina pildist ja üks mina pildi selline ettevõtlus kõige enam takistavam faktor on see, et äkki ma olen too much. Ja kui sa siukse lille endale pähe lööd, siis nagu raudselt nagu äkki ma olen too much on ju. Jaa, aga äkki sa natuke tutvustad ennast, sest paljud võib-olla ei tea sind, kuigi kindlasti paljud teavad, et minul on esimene kokkupuude ka sinuga ikkagi sellest, et ma mäletan, ma kunagi guugeldasin, otsisin oma lapsele nii-öelda logopeedilisi harjutusi ja siis sina kohe tulid kusagilt välja. Ja ma tean, et sul on see vanemluse teema ja sa oled ikkagi pildis ja mina pildiga on sinul vist kõik korras. Et äkki sa räägid endast lähemalt, kes sa oled ja kust sa tuled ja mis ägedaga sa tegeled, mille ägedaga? Teate, minu meelest on see, et kui naiste käest küsid, et kes sa oled, on ju, ja kui meil on lapsed, siis esimene asi, mis me tahame öelda, et aga me oleme ju emad, on ju. Samal ajal ma olen ise märganud seda, et kui sa ütled kuskile, et sa oled ema või kodune ema või siis nagu inimesed hakkavad sust läbi vaatama ja mööda vaatama ja ümber vaatama, et mis me siis sinuga ikka räägime, et sul on need mähkmed seal ja lutipudelid ja just nagu mingi aju stagnatsioon oleks nagu toimunud, et see oli mu isiklik kogemus, mis mind ehmatas, siis ma sain aru, et ma pean inimestele ütlema hoopis, et kui nad küsivad, kes ma olen, siis ma pean ütlema, et ma olen keemiamagister. No vot, siis läks... Seega kõlab niimoodi vau, need mähkmed unustatakse. Kohe on ju, et selles mõttes, kui me defineerime ennast nagu emadena, siis tegelikult me peame vaatama, aga mida me veel saame öelda, eriti kui hakata nagu ettevõtlusega tegelema. Mina olen olnud ema nüüd 19 aastat ja kui ma kuulen noore emasid, kes siis räägivad emadusest, kelle enda lapsed on alles 2, 4, 5, 6, siis mul tuleb naeresti peale, sest et ma ei teadnud, mida tähendab väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured, aga nüüd, kui see laps on 18, on ju, reaalselt õpib autoga sõitmist, nüüd ma tean seda, et kui keegi üldse tahab teada, mis asi on emadus, siis ma ütlen, et pane oma laps autorooli, sai oma rooli, sai oma pidurid, gaasi ega sidurid ja minge liiklusesse, minge Tartu linna, minge Tallinna linna ja see on täpselt nii hirmus ongi. Selles mõttes võiks emadust alustada täpselt niimoodi, on ju. Ja siis see emaduse roll tuleb välja. Minul on 3 last. Ja avalikkuse ette tegelikult ma esimest korda tulin sellega, et minu lastel olid hästi suured kõneprobleemid, eriti väiksel tüdrukul. Ja eile vaatasime videosid lapsepõlvest, kus nad olid hästi tillukesed, siis ma märkasin, et mu väike tüdruk on salaja teinud hästi palju videosid. Ta tegi juba treeningvideosid inimestele palliga muideks ja emme käest nakatatud on ju. Ja siis me hakkasimegi mõtlesin, et okei, logopeed teeb lapsega tööd on, aga me ei saanudki logopeedi juurde, sest meil laps ei käinud lasteaias. Ja lapsevanemate põhiprobleem on see, et laps ei tee kodus kaasa. On ju. Ja siis me avastasin, et ta teeb väga hästi kaasa, kui kaamera tema peale suunata. Siuke epotrilla meil on ju. Ja siis me lõimegi logopeedilised muinasjutud, sest mul tuli taipamine, et ma ei saa ju olla ainus ema, kes on sellega hädas nagu reaalselt. Ja meie logopeedilised muinasjutud jõudsid Ringvaate saatesse. Mulle helistasid logopeedid, tänasid. Aga see oli minul nagu hästi suur eneseületus, sest ma ei ole ju logopeed, saate aru. Aga ma olen eluaeg olnud muinasjutu vesti. Et väiksed lapsed kutsusid, kui ma olin ka laps, et räägi meile muinasjuttu, kogu aeg räägi meile muinasjuttu. Ja need logopeedilised muinasjutud oli natuke nagu siuke jätk, et see oli esimene kord, kui ma siis avalikkuse ette tulin. Siis ma hakkasin kirjutama lastele raamatuid, et minu jaoks on olnud emadus nagu siuke teekond, ma vaatan, mida on vaja. No kui sa võtad eesti keele õpiku lahti, on seal lugu sellest, kuidas lapsele räägitakse, kui äge on põder ja kuidas põdra nimi oli see ja kuidas põder jooksis seal ja seal. Ja siis tuli jahimees ja lasi põdra puruks, nii et verd oli mets täis, soolikad olid laiali. Ma lugesin siukest lugu õpikust ja ma mõtlesin,
kõigepealt me loome pool lehekülge emotsionaalset sidet loomaga ja siis me tapame ta ära ja siis kirjeldame seda tapapilti ja see oli 2. klassi õpikus. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma pean ise kirjeldama lood lastele. Ja ma kirjutasin igasugu lugusid, ma käisin, helindasin isegi ära, täna need on mu SoundCloudis olemas, need helindatud raamatud, kes tahab ja noh, see on ikkagi super teekond olnud. Siis ma müüsin neid raamatuid, hakkasin ettevõtjaks. Ma müüsin nii hästi, müüsin üle maailma, kus olid eestlased ja kujutage ette, mis siis juhtus. Saad aru, mul oli Facebooki leht loodud, millel oli üle 5000 jälgija, see kogus iga päev nagu megalt juurde. Andrus Kivirähk kusjuures on mu raamatuid väga kiitnud. Minu meelest nii suur nagu selline tunnustus on. Ma saatsin oma raamatu reaalselt talle, ma küsisin, mis ta arvab. Kas su raamatuid on kusagil veel saada ka või on kõik läbi müüdud? Teadlikum ema klubis on, ma panen sinna üles, nad on lehitsetavad, ma ei ole neid nagu paberkandjale teinud, sest et minapildi puudus tekkis, tunnistan ausalt. Ja rahapuudus ka. Kodusel emal on minu meelest alati ka väike rahapuudus on ju. Ja siis ärkasin üks hommik üles ja ma tundsin, et ma olen nii väärtusetu, et kes olen mina, kes kirjutab raamatuid ja kes olen mina, et üldse midagi teeb ja saate aru, ma lihtsalt 5000 jälgijad, kõik mu kliendid, ma lihtsalt kustutasin konto. Nii, ühe klikiga kõmm. Appi. Mis sa tegid? Siiamaani kahetsen, saate aru. See oli nagu madal seis. Sellepärast ma võtsingi teiega ühendust, et mina pildist rääkida, ma lihtsalt näen, kuidas inimene ise ennast takistab. Teised ei takista. Teised ütlevad isegi, kiidavad sind, nad julgustavad sind. Ja siis ma nagu vana oinast teen ühe siukse liigutuse, sest sa tunned sellel päeval, et sa pole väärt. Või et ma ei ole ju kirjanik või siukest asja. No ja siis on minu tee. Mul on pikalt see, et ütlen vahel, mis koolitaja mina olen, on ju. Et noh, keda ma koolitan, on ju, mis koolitaja? Ma ei ole ju koolitaja. Sama. Ja siis ma hakkasin nagu, kuna minul on täna emadus selline, et emad elu, mida sa armastad, et meil ei ole kodus täna siukseid, ühesõnaga, minu lapsed elavad niiviisi, et nad arvavad, et see on normaalne pere, kus me elame, tegelikult see ongi normaalne pere. See on alati nagu üllatuvad, kui nad näevad, kuidas osad pered funktsioneerivad. On ju. Et meil ei ole siukest karjumist, kisa, löömist, hirmu. Ma olen loonud sellise, ma nagu jäingi emana koju, ma panin oma keemia kõik riiuli peale, sest mul oli sees siukene, ma tahtsin, et mul oleks selline kodu, millest ma olen lapsesaadik unistanud. Ja ma sain nagu ühel hetkel aru, et see koht, kust me tuleme, see lapsepõlve kodu, kus me tuleme, et see jaotub 2, on ju. Seal on pluss ja miinuspool, et see plusspoole me peaksime sealt kaasa võtma ja seda kasutama ja miinuspool on see, mille me peame ümber kirjutama. Ja siis ma teadsin täpselt, mida ma tahan nagu ümber kirjutada, aga mitte niimoodi siis, et mina loon siis illusiooni ja topin kõik illusiooni sisse, vaid et mul oli siukene moto, et kodu peab olema koht, kus on kõigil hea. Ja siis ma nagu hästi palju kontrollin, kas ikka kõigil on hea, nagu uurin seda. Et täna mul on selline kodu olemas ja siis ma hakkasin nagu postitusi tegema ja siis ma mõtlesin, okei, aga see võiks nagu mingi brändi alla koonduda. Siis ma sain aru, et ma räägin asjadest, mis on minu jaoks täna hästi lihtsad. See nad on saavutatud. Mul ei ole nagu häma, mis puutub emadusse. Mul on nagu väga selge, sest ma olen teadlane, ma uurisin seda teadlasena, ma reaalselt tegin katseid, ma ei tea, füüsikat, keemiat õpetatakse koolis nii halvasti, et ma lihtsalt nutaks selle peale. Tegelikult on hästi lihtne, et sul on hüpotees, siis sa teed katse, siis sa saad tulemuse, siis sa vaatad, kas see käib hüpoteesiga kokku, kui vaja teed uusi katseid, püstitad uued hüpoteesid. Aga kui paljud inimesed üldse niiviisi elavad, on ju, mina olen kogu selle emanduse niiviisi läbi uurinud. Ja siis ma lõingi teadlikum ema.ee siukse brändi. Siis ma ei osanud teha kodulehte, ma ei osanud turundust teha, ma ei osanud mitte midagi teha nagu reaalselt. Ja siis ma kogu aeg tahtsin jätta poolikuks, sest kogu aeg tuli see negatiivne minapilt, aga sa ju ei oska, siis see tuli ka siukene nagu äng tuli sisse. Siis ma mõtlesin, okei, kui raske siis ühte brändi on luua, siis ma hakkasin nagu sammult minema, aga iga selle sammu peal ma tundsin, et ma oleks tegelikult vaja tuge. Minul täna seda tuge ei olnud, nüüd ma vaatan, Katrin ja Kätin on täna naise hakanud usinasti toetama. Super, mina pussisin ise, mis tõenäoliselt tegi minu teekonna aeglasemaks.
meil on sama olnud ju, et tegelikult kui alustasime, minul on see ettevõtja teekond pikem, et aga ka väga pikalt vindusin üksinda ju, et ei olnud infot saada, ei olnud toetust ja tegelikult peres ka ega sõpruskonnas ei olnud ettevõtjaid. Et siis sa lihtsalt oled nagu mingi üksik laevuke seal ulbid ja ega perekond ju üritab sind hoida, et et ole ikka palgatööl edasi, turvaline ja hea ja turvaline on seal kõik, et mis ettevõtlus, et oi, et seal sa küll põrud. Ja siis nagu salamisi ikka kuidagi üritad, sest nagu ikkagi tahaks, on ju. Kõige hullem veel, mis on nagu näha, on vaata see, kui sa hakkad midagi üritama ja sinu ümber on negatiivsed inimesed veel. Et kui sa käid oma idee välja, siis tulistatakse sõela põhjaks ja jääbki ära. Täna mul on endal turundusmentor Southwestern Consulting firmast, see, et ma sain lõpuks ometi aru, ära pusi üksinda, saate aru või? Et täna mõtlen, et kõik emad, kes vähegi nagu mõtlevad, et nad tahaks mingi ettevõtlusega alustada, on ju, siis leidke endale mentorid, ma saan aru, Kätlin on siin mentoriteks täitsa valmis ja pädevad, on ju. Ja me oleme üksteisele kaasas, ma räägin, et mina üksinda ei tegeleks sellega. Ja kui mina olen kusagil augus, Kätlin sikutab mind välja ja vastupidi. Keskkond jah, kus sa toimetad, see peab olema hästi toetav. Just, et see on nii oluline, sest sa ise suudad ennast 10 miljonil erineval moel maha tulistada, siis su pere võib sind maha tulistada. Emaduse juures on veel üks asi. Mina olen täna emaduse mentor, vanemlusmentor, et mina pakun nagu seda tuge. Et kui sul kodu on paigast ära, miks ma just hästi kodukeskkonnale keskendusin, et kodus näiteks ma avastasin, et iga kord, kui me nagu mehega oleme raksus või midagi nagu nihkes või koheselt kõik sinu energiad on madalad. Ja nii, ei tule postitusi, ei tule videosid või kui tuleb, siis sa saad aru, et selles videos on midagi viltu. Silmad ja suu räägivad erinevat juttu, on ju, siis parem ei postitagi või ei kirjutagi. Ja siis hakkasin vaatama, et tekkisid lüngad täitsa, tekkisid nädalased lüngad ja niimoodi. Ja siis ma sain aru, oota, kõige parem on muidugi alustada sellest, kui su kodu ka toetab, on ju. Ehk niisugune ettevõtlus pluss kodu korda tegemine, need minu meelest nagu käivad käsi käes. Aga eestlastel on üks niisugune asi, millega ma näen täna, et nad pistavad rinda, millega ise pissi rinda on see, et ma pean ise hakkama saama. Ma ei tea, see on see koolisüsteem ikkagi, mis nagu õpetab seda, et spikerdada ei tohi. Mina olen spikerda, suhtle, loodutusi ja toetu kogu aeg nagu õigele inimesele. Ja vahest öeldakse ka seda, on ju, et tööpäev saab läbi, paned ukse kinni, töömõtted jäävad töö juurde, siis tegelikult ettevõtjatena me oleme Katriniga ka seda rääkinud, et ikkagi kõik su elu su ümber mõjutab sind ettevõtluses, ka ettevõtte mured mõjutavad sind kodukeskkonnas, et tegelikult me naistena tahame ennast hästi palju nagu lahterdada, et mina nüüd tööl, mina lastega, mina mehena, et tegelikult me kõik need emotsioonid ju mõjutavad meid igal pool. Ja need tunded jäävad sisse, et kui ongi kehva tööpäev olnud, siis sa tuled selle kehva tundega koju, et tegelikult see on ka see koht, kus peab oskust õppima seda switchida. Et sina oled ka tegelikult ju seda õppinud, seda poolt. Jaa, ma olen lausa diplomeeritud emotsioonide vabastamise õpetaja muideks ja mul on tegelikult siin lausa keskkond loodud, et kui me nüüd teiega kogu selle minapildi väljakutse välja teeme, ma teen video, kus ma selle lahti rääkin, et kui tekib nagu selline tunne, et ma tahaks ikkagi osata seda tegelikult muuta, siis on hästi elegantne, hästi lihtne tegelikult seda kõike teha. Vaadake, laps sünnib, ta on täiesti puhas leht, ta ei tea, kas ta on poiss või tüdruk, ta ei tea, mis on ilus või kole. Ja siis ühel hetkel ta korraga nagu teab seda kõike, sest keegi on talle õpetanud. Ja siis see, kuidas inimene iseendast mõtleb, on see, kuidas temaga räägiti. On ju? Ja kui ma nüüd hakkan vaatama, et kui minu mõtted ja minu emotsioonid on nagu tööriistad, mida ma peaks saama kasutada, siis minu tööriistakast ütles mulle väga selgelt, sina oled mõttetu ussikene. Kõik. Mis pagan ettevõtlus sina siin üldse tegema hakkad, on ju. Et see on nagu olnudki meeletu töö iseendaga, et üldse saada aru sellest, kes ma olen ja et mul on üldse midagi pakkuda inimestele. Et nagu oli üks lause, mul on nagu selline komme, kui kõik inimesed loevad hästi palju ja nad loevad, lasevad selle korraks endast läbi ja siis lähevad tavarütmis edasi.
Aga kui mina loen midagi ja ma leian mingi lause, mis mõjub nagu vitamiin või tundub nagu, et ohoo, et selle seljas ma tahaks ratsutada, siis ma võtan selle lause ja ma hoian sellest nii kaua kinni, kuni ta on minu oma, kuni ma saan sellest täiesti aru. Ja üks selline lause siis, mis nagu algusaegadel hästi palju nagu mind, mille peale ma toetusin, mul ei olnud mentoreid, kelle peale toetuda, sest et kui mina alustasin, siis sihukest asju polnudki, tänapäeval on kõik coach'id, aga siis ei olnud nagu mitte midagi. Mis mentor on, et üksi pead hakkama saama, et... Just, aga see lause siis, mis oli minu mentoriks, oli see, et maailm on palju parem koht, kui sina oled õnnelik. See on nagu mantra, mida sa kogu aeg on ju kordasid endale lõpuks, kuni sa hakkasid tundma ka seda. Pigem ma nagu selles mõttes ei kordanud seda, et ma seda tundma hakkaksin, vaid ma hakkasin vaatama, et huvitav, kas see on tõde. Mina lähen alati läbi arusaamise. Läbi teise vaatenurga on ju. Kui ma saan asjast aru, vaadake, kui sa seda asjast aru, siis sul käib wow, on ju, selline wow. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas siis selle asjaga on, et aga vaatama korraks. Ärkad hommikul ülesse. Sul on väga paha tuju. Korga on lapsed pahad, on ju, firmas ei lähe hästi, töökõned ei õnnestu ja mees on eriline tropp tegelikult, on ju. Nii, järgmine päev ärkad ülesse, sa oled õnnelik, on ju. Vaatad korraga, kõik on nii hästi, on ju. Ja siis ma hakkasin vaatama nagu järjepidevalt siukseid päevi, kui mina olin õnnelik, kas on maailm palju parem koht. Ma hakkasin ka tagasisidet küsima laste käest, see on üks asi, mida inimesed kardavad teha tegelikult, sest lapsed on hästi ausad, on ju. Et ma hakkasin ka tagasisidet küsima laste käest ja muidugi lapsed ütlevad, et kodus on parem olla, kui ma olen õnnelik. Ja kui sa nagu sellest saad aru, on ju, siis sa saad aru, et õnnelik olla polegi isekas. Aga meil on õpetatud, et isekus on midagi väga halba, on ju. Et isekus, võib-olla ka ettevõtlus, võib-olla isekus näiteks on ju mõne inimese siin mindsetis, on ju. Aga ma pean ju seda tegema ja et selles mõttes see sõna isekus ja mina pilti hirm kogu aeg vaadata, et äkki ma nüüd olen isekas, kui ma olen õnnelik. Kui ma nüüd lähen edukaks, äkki ma olen isekas. Ehk see on nagu hästi huvitav teema, mida ma olen siis oma naha pealt pidanud uurima. Ja kogu see vahele kaasa nüüd juba ettevõtja oled olnud? Noh, ütleme niiviisi, et 10 aastat, aga siis ma kustutasin kõik ära. Et sa tegid nagu restardi, et mitte, et sul tuli mingi minapildi restart siis kõik algas uuesti, nii-öelda, jah? Jaa, et teadlikum ema on tegelikult olnud 5 aastat vist. Aga mitte kodulehe mõttes, koduleht tuli hiljem tagant järgi, siis kui ma õppisin uusi neid asju. On ju? Me naistena ka jälle hakkame ennast defineerima selle järgi, millal koduleht sai. Kodulehte pole. Mul ei olnud ka, ma ei tea, 5 kuni 7 aastat vist kodulehte või? Jah, et vaata, ka tegutsema võibki hakata ju nii, et sul pole mitte midagi. Et esimesed kliendid tulevadki läbi selle, kui sa juba ennast välja kuulutad, millega sa tegutsed. Et sa võid ka sellise kliendi saada, kes võtabki su aja ju täiskoormuse aja, et selles suhtes oleneb, kas siis sa pakud teenust või sinu puhul siis tooted esmalt on ju. Aga jah, ma ütlen, et see, mida sa alguses ju tegid, et nüüd sa nagu oled justkui rebrandingu teinud, et veel tugevamalt üles kasvanud, et sul on tõesti väga suur pagas selja taga. Et aga räägi, millised on nagu sellised võib-olla ettevõtja ämbrid olnud, et äkki sa jagad neid ka meiega. Tuleb sul miskit meelde? Teate, mulle, ma õpetan lapsi ja siis ma õpetan vanemaid ja kõige ägedam on see, et see sõna viga on ju, et see sõna viga on nagu tehtud hästi suureks patuks on ju, et kui sa teed vea, järelikult on loll on ju, viga parandatakse punase pastakaga, meie parandame koduõppes vigu kullaga, sest mulle väga meeldib see Jaapani ja mul on ka enesekaitseklubi olnud, ma tegin laste pärast musta vöö endale muideks. Jaapani filosoofia on väga südamelähedane ja seal on need katkised nõud parandatakse kullaga ehk siis vigadest õpitakse ja vigadest võiks tõesti rääkida, on ju. Ja kui nüüd vaadata vigu, mida ma olen teinud, vigu, mida ma olen teinud, ma mõtlen, mida ma siis siit välja valin, on ju, selles mõttes, et kõige on õppetunnid ikkagi.
Ja kõige suurem selline õppetund tegelikult oligi, ma mõtlen ka, kuidas nagu tuua midagi head välja. Ma palju vigu olen teinud. No seoses mina pildiga, mis sa oled switchinud omal kohe. No see ära kustutamine, 5000 kliendi ära No eks see on kustutamine. jälle see on ikka ikka suurem. küll. jah. No see on ikka tõeline fopaa, seda annab teil üle teha. Et see on nagu väga-väga hea. Üldiselt tegelikult minu põhiline probleem ongi olnud selles, et ma hakkan tegutsema ja siis ma lõpetan tegutsemise. Siis ma hakkan tegutsema, siis ma lõpetan tegutsemise. Et see on nagu selline, see ongi suurim viga mina pildiga seoses, et sa, no näiteks, mõtle praegu esimene hind, nii hakkad mentoriks, kõik, kes siin täna kuulavad, oletame, et kõik hakkate korraga mentoriks. On ju. Mis on see hind, mida sa täna julgeksid küsida? Mina maksan täna mentorile sellist hinda, et kui mina peaksin sellist küsimus, mu igemed jookseks verd vist. Aga see juba ongi viga ju, on ju. Juba see, et ma ei tea, kuidas nagu hinnastada, on ju. Viga on küsida väga madalat hinda näiteks. Viga on teha tasuta tööd. Üks suurimaid viga, mis ma olen teinud hästi palju tasuta tööd. Nagu tasuta tööd just selles mõttes, et oma pere arvelt nii-öelda. Aga see pole ju väga õige, on ju, et kui ema tegutseb väljapoole, peab see perele tooma sisse, sest muidu võiks see ema panna selle ressursi oma lastesse, on ju. Kusjuures naiste puhul ju ongi see, et väga palju, ma näen, et väga ägedad naised tõmbavad ennast nii kinni, hea tegevus ja kõik tasuta, hea tegevust peab tegema. Ma saan aru, et väga tore, et sa seda teed, aga kui see tuleb sinu pere arvel, kui sul tegelikult ei ole siis raha, sissetulekut ei ole, on ju, et kas see nagu... See on mingisugune ikkagi ka enese kuidagi tõstmine või et sa oled oluline ja tähtis. Ma arvan, et siin on ka mingi minapildi teema sees. Just, aga samas sa ei usu seda. Sa vajad seda väljast poolt ja selle tõttu sa teed kõike tasuta ja sellepärast võib-olla see ongi kõige suurem viga, mida ma tahaksin välja tuua, sest ma näen täna seda juba ka massiliselt, on ju. Ja inimesed tahavad alati tarbida ja nad kunagi selles mõttes, nemad maksavad hea meelega madalat hinda, on ju, aga emadena me peame väga selgelt kalkuleerima, kas see tund oma lastele või see tund sellele kliendile ja see raha peab kaaluma lapsed üle, mitte nagu halvas mõttes, vaid nagu heas mõttes, sest sina oled ju see, kes investeerib tõenäoliselt selle raha oma lastesse pärast, on ju. Ettevõtjana veel ma tahaksin ütelda seda, et ma olen väga pikalt, veel üks viga. Ma olen väga pikalt, mina alustasin, siis ma hakkasin tegelikult Robert Kiyosaki asjadest pihta, on Erik Etmiades, Robert Kiyosaki ja nemad räägivad kogu aeg investeerimisest ja üks viga oli see, et ma arvasingi, et ma olen sellest väga loll ja halb ja paha. Ja järelikult ma teen ikka valesti ja mis ettevõtja ma siis olen. Kuni eile ma veel tegin siukse nalja oma mehega, vaatasime oma lapsi, ütlesime, meil on jumala kasvavad osakud. Et tegelikult ükski osak ei anna sulle kunagi täit tootlust või iga osak võib failida, on ju. Aga tegelikult investeerida laste huvitegevusse, see on investeering. Vaata, me ei nimeta seda investeeringuks. Kui sa võtad aja maha näiteks, lähed istud oma lapse kõrval, oled kõige raskemel hetkel tema jaoks olemas, on see investeering. Ja viga, mida ma emaduses ja ettevõtluses tegin, oli ma arvasin endast halvemini. Aga tegelikult emad investeerivad iga jumala päev rahalises mõttes, ajalises mõttes, see ongi investeering, emad ongi investorid. See, kuidas see tagasi toob, tegelikult börs ka ei garanteeri sulle mitte muffing, aga siin on meil tõenäosus suurem ju. On ju, et nimetame siis juba täna ennast tegelikult õigete nimetega, emad ongi investorid. Et ei ole nii, et oi, ma kulutan laste peale liiga palju raha, ei, ma investeerin oma lastesse. Muudame siin sõnavara ära. Mul vist süümekaid oli vist päris mitmeid aastaid, ennem kui ma selle nagu läbi klikkisin, et tegelikult ma olen nagu megainvestor. Minul on alati selle koduga seoses olnud see, et mul jääb mulje, et kõik need esiinvestorid ikka räägivad, kui halb see kodu on kodulaen, sest see ei too sulle ju sisse. Aga siis minul tekib alati küsimus, aga kus te kasvatate oma lapsi? Et teatud mõttes on see ka nagu investeering, et sa investeerid sellesse laste keskkonda, et neil on ruumi, neil on mõnus, neil on hea. Et jah, Euriboor muidugi järjest tõuseb, on ju. Et ma ütlen ka, et kas seda maja oli vaja, on ju, aga ikkagi nii kaua, kui lapsed on väikesed, et
see on oluline, et neil on, ma ei tea, oma toad näiteks või oma aed või et oma selline koht, et mitte nii, et ma ei tea, elan kusagil üürikorterites või siis mingis pisikeses korteris, aga mul on nüüd mitu nagu investeerimisobjekti, et see on kindlasti erinevalt mõtlevad inimesed, aga ma olen ka aeg-ajalt ikkagi mõelnud, sest tõesti kõik ju investeerivad ja ostavad kortereid ja siis ma mõtlen ka, et miks mina ei saa ja minul on nüüd see maja ja aga vot ma ei saa neid kortereid osta, on ju. Aga jah, et mind kõnetab see investeering lastesse. Ma korra kommenteeriks ka siia vahele, et ma ise ka olen tegelikult laste kõrval olles panustanudki kõik raha, et ainult laste nimel. Et see on ka tegelikult jälle see äärmus, kuhu emad alati kukuvad. Et kõik, mis raha tuleb, kõik peab lastele ostma, et justkui jätad ennast nagu tagaplaanile ja jätad ennast unarusse. Et ettevõtjana olen mina näiteks mõistnud ka seda, et iseendasse peab ka investeerima, et on naised, kes investeerivad, on ju välimusse, kes ostab riideid või kes käib kosmeetiku juures, teevad küüsi või mida iganes, on ju massaaži, siis ettevõtjatena mina nagu võtangi seda, et ma investeerin iseenda arengusse, ehk siis ongi mingid koolitused. Et jälle seesama asi, et kas ma nüüd otsin kogu aeg väärtust, mis on tasuta või nii nagu Gertriin ütleb, et sa maksad praegult oma coachile sellist summat, mida ise julgeks küsida, on ju, aga samas see paneb ju sind tegutsema. Kui sa maksad, sa paned raha sinna alla, kui sa saaksid seda tasuta, siis sa ei pingutaks ka nii palju. Aga see, et sa oled sinna sisse raha pannud, nii suure raha, et sa juba värised, et tõesti, et sul nagu selles suhtes, et kui sa seda ära ei kasutaks, seda potentsiaali, siis ju lihtsalt see raha läheks tuulde. Lihtsalt raiskamine tegelikult, raha raiskamine. Ma mõtlen, et see on nagu see energia, et sina annad nagu ka välja sealt, aga sa saad sealt nagu ka ju ikkagi suure protsendi endale tagasi, ehk siis endale nii-öelda minapilti kui naise nagu ettevõtjana ja tegelikult sealt ka ettevõtlusesse tuleb ju see kõik tagasi. Ma ütlen tegelikult, see oli väga huvitav, et investeerid iseendasse, et ma olengi selle mindseti läbi teinud ja olengi nagu ütelnud ka seda, et igasugustesse teadmistesse, praktilistesse teadmistesse, mitte igasugustesse teadmistesse, praktilistesse teadmistesse raha kulutamine ongi investeering. Ma ütlen ka oma 18-aastasele pojale praegu, kui sa leiad mingeid kursuseid, mis sind aitavad elus edasi ütlema, maksan kinni, et see on investeering ja ka enda välimusse, vaadake, näete, ma käisin stilisti juures tegelikult. Mulle öeldi, et inimesed tegelikult esimene asi, mida teevad, nad hindavad su välimust, on ju. See on investeering. See ei ole mitte mingi lihtsalt fa, on ju. Ma olen tegelikult jumala hall muideks. Kui ma jumala hallina välja ilmuks, siis inimesed vaataks mind hoopis teistmoodi, on ju. Ja tegelikult see on investeering, et sõnastame asjad õieti ümber, on ju. Ja mis nagu ma veel ära tegin ja mida ma ka lastele õpetan, just selle mindseti ja selle minapildi osas on see, et osad inimesed ongi oma minapildis kerjused ja kerjajad ja nihverdajad ja sahkerdajad ja kauplejad ja siis mõtle korraks, kas sina seda klienti tahad endale, kes tuleb, hakkab sinu teenust alla kauplema, hakkab nihverdama, hakkab sihverdama, hakkab sahverdama. Ehk ise tuleb muutuda enda parimaks kliendiks. Ehk sa ei lähe enam hinda alla kauplema, sa ei vingu, sa ei hala. Et juba ennem, kui sa hakkad ettevõtjaks, võid sa vaadata, milline klient sa täna ise oled, on ju. Ja siin saab teha ära väga suuri muutusi. Et kui sa oled peas vaene klient, on ju. No vot, aga seda ma hakkamegi tegutsema, on ju. Ütleksin selle teise poole ka, et kui sinu nii-öelda potentsiaalne klient on selline, siis ma räägin ka oma kogemusest, et tegelikult see ei muutu. Kui sa võtad selle kliendi vastu, seal ei muutu mitte midagi heaks. See on väga vähe tõenäoline. Just see, et kui see algab niimoodi, et see hinnakauplemine, et seal ma ei tea, kas 10 euro pärast või et sealt ei tule midagi head, pigem loobu sellest kliendist. Ja teadlikum ema täna, mul on teadlikum ema klubi ka, kus me siis igakuiselt tegelikult tegelemegi sisemaailma uurimisega, muutmisega ja parandame füüsilise keha tervist oluliselt, sest vabandage väga, mis ettevõtjad on need, kes ei suuda toolilt püsti tõusta, kelle puusad valutavad, seljad valutavad, neil on tujud pahad, on ju, siis sa ei ole pikalt enam ettevõtja. Ehk oma keha eest tuleb ka kogu aeg hoolitseda. Ja mina teen küll alet ja teen soodustusi nendele inimestele, kellel ma näen, et on seda vaja, kelle tahe on suurem kui võimekus, aga see on juba see, sa tajud ära, sa näed ära. Sa tajud ära selle, et kas seal on selline oma kasu nii öelda. Ta kasutab sind ära, on ju.
et selline, vaatan, kus saab soodsamalt, mis sest, et raha tegelikult on ja see mindset selline, et ma nihverdan, ma vaatan, kust saab kellelt nii-öelda omistada midagi. Et see on teine ja, et on inimesi, kellel sa näed, et sa tahad aidata, tal on seda vaja, ta võib-olla ei saa sulle kohe praegu maksta, ta maksab sulle järgmisel kuul või mis iganes on ja jah, et sa tajud selle tegelikult hästi ära, aga see tuleb elukogemusest ka. Kõige ägedam on see, et kui sinul on minapilt selline, et sa oled jalamatt, on ju, ja kõik võivad sulle öelda, mida nad tahavad, siis huvitaval kombel, siis sa lased ka oma klientidel hakata ise ennast dikteerima. Ja võt, see on minu otsene kogemus. Et mina olen kasvanud hästi sellise kurja isaga, sügaste võimukate inimeste lapsena siis nii-öelda, mitte minu emaga, minu ema suri kui ma olin väga väike ja siis mul on nagu kogu aeg niisugune, et issand, ma olen kogu aeg süüdi. Appi ta ütles mulle midagi, tal on õigus ja vot selle minapildiga ma olin nii pikalt, enne kui ma siis taipasin, kuidas seda nagu ära muuta, on ju, oligi niiviisi, et mingi võimukas klient astub sisse, oi, tal on õigus, mina olen süüdi, on ju, kuigi tegelikult ei olnud asjad niiviisi. Ehk ettevõtjana sa lased ise endale teha mega palju liiga, kui sa kohe tõmbad nagu niiviisi kokku. Teine versioon siis sellised inimesed, kes on niisuguse katkise minapildiga, katkisest lapsepõlvest, nad lähevad hästi hoopis sellisteks oma klientide vastu. Et tegelikult oleks vaja just sellega ka kaugele ei jõua, kliendid jooksevad kõik laiali. Ei jõua ja, et sellepärast ongi see minapilt nagu nii oluline, et sa nagu saad aru sellest, kes sa oled, on ju, mis on sinu väärtus, mis võiks olla sinu teenuse väärtus. Et miks ma teiega ühendust võtsin, oli see, et ma kohe vaatasin, issand, emade ettevõtjaks, jumal äge. Keegi ei usu rohkem emade ettevõtlikkusse kui mina, sest ma näen ju, ma reaalselt olen ju seda uurinud, ma näen emasid, ma näen, kui palju on neist potentsiaali ja mille taha see kinni jääb, kui me neid nõustame. Mina muidugi nõustan ainult emaduse suhtes, aga nad räägivad ju mulle ka muid asju, on ju. Siis ma näen kohe, et aga miks seda ei tee, on ju? Mis nüüd mina? Mis nüüd mina? Ma olen kõigest ema. Siis ma vaatasin, te teete niisugust grupis, ma mõtlesin, kurat, emadel on tiivad, emadel on nii palju anda ja ma saan seda minapilti ära lahti rääkida. Selles mõttes... Ma isegi ütleks veel seda, et vaata, et tihtipeale ongi ju niimoodi, et kui sa jääd rasedaks, siis sa järsku näed, et kõik ümber on rasedad. Siis, kui sa saad selle beebi on ju välja sünnitatud, on ju, hakata kankriga ringi kärutama, siis vaatad, issand, kui palju kärutajad on. Et justkui siis, kui sa oled rase, siis sa neid kärutajaid ei näe. Et tegelikult see on ju areng ja protsess. Ja täpselt siis, kui sa oled ettevõtluse alguses, just sa oled nüüd lastega, sul nagu käed sügelevad, tahaks midagi teha. Ja siis, kui sa jõuad mingisuguse äriideeni, siis sul on jälle samamoodi see tunne, et aga kõik teevad ju seda. Et tegelikult see on ju nagu see, et see, kuhu sa jõuad, siis tegelikult sa vaatadki, et kõik teevad seda ja siis sa tõmbad jälle nagu omale vee peale, et mis nüüd mina, kõik teevad. Teised teevad paremini, teised teevad palju paremini. Just, et tegelikult see ongi see, et see etapp, kus me oleme, siis me märkamegi seda, et seda nagu hästi palju on ju, et minu meelest see on nagu niisugune, jälle see minapildi koht on ju, et okei, võtagi nüüd see teine vaatenurg, et okei, paljud teevad seda, aga ma saan seda asja veel ägedamalt teha, pane mingi vunk sinna juurde on ju. Ja tänapäeval ma ütlen, et ükski toode või teenus üksi ei müü ennast. Müüb ikkagi see, kes seal teenuse toote taga on, ehk siis sina ise. Me ise oleme ainukene, unikaalne siin maailmas ja mitte ühtegi teist sellist sarnast ei ole. Et pigem ma ütlengi, et julgus välja tulla ja ollagi selline, nagu sa oled. Ja nagu sa ütled, Gertriin, et täna sa oled disaineri poolt, stilistika poolt niimoodi täna siin uhkelt välja toonud ennast, et see on ka see, et võib-olla täna see lillekene peas ongi see, mis sind jätab paljudele meelde. Et on ju tegelikult ka see 3 sekundi reegel, et millega keegi meelde jääb, on ju. Ongi see, kas välimus, kes võtab mingi kaabu, kellel on mingi riietuse. Mina olen alati, muidu ma olen hästi igast värviline olnud lillad ja roosad, et ma tean, et paljud on ütelnud, et juuste järgi tulevad mind ära. Et see ongi see tegelikult, et armasta ennast sellisena, nagu sa oled ja rõhugi nendele asjadele, mille pärast sa eristud. Ja mis on nagu...
Kusjuures armast ennast sellisel nägu sa oled, siin on olemas ka tehnika, kusjuures kuidas seda tehniliselt teha, et ta ei jääks sõna kõlksuks. Aga tead, mul tuli praegu nii äge mõte. Mul tuli mõte, et inimesed võiksid selle video alla kommenteerida videona. Teeks jukse väljakutse kohe selle video alla, et igaüks me kõik räägime näiteks mingist kindlast teemast ja vaatamegi, kuidas see isikupära välja tuleb. Me räägime ainult ühest ja samast asjast. Ma ei tea, kakaoad näiteks. Ja vaada, kuidas isikupära mõjub, kui sa räägid kakaoast. Et näidata just seda, et me kõik võimegi teha sama asja, on ju. Kõik 300 inimest siin grupis võimadki teha sama asja, on ju. Aga kuidas see isikupära selle asja ära keerab? Võib-olla on inimestele seda vaja teha, on ju. Et see oleks nagu, jah, just see, et vaata, kõik ju teevad, on ju. See on nagu... Jah, teeme, räägime kõik kakaoubadest, õpetame kohvi tegema näiteks, aga igaüks teeb seda ju läbi oma siukse ägeda prisma on ja siukse. Et võib-olla seda oleks hea visuaalis näha. Kõik teevad. Siin tuleb kindlasti vastuseis, ma ei joo kohvi. Tuleb mõnel. Mina ei saa seda teha, sest ma ei joo kohvi. Aga kuidas panna sokke jalga näiteks? Kõik panevad sokke. Ka see tehnika võib aga erinev olla. No on ju. Ja siis ka kuidas sokke jalga panna? Kas laps paneb ise sokke jalga või midagi? Okei. Vaata, juba on lahendused, näed, Katrin tõi lapse sisse. Kas vaata tähele? Üks teema, aga inimesed söövad seda erinevate nurkade alt, on ju. Ja siis tegelikult võiks ütelda, et Eestis on nii vähe inimesi ja liiga palju ettevõtjaid ja kelle kõigile nagu nii ei jätku ja ma olen ise selle lihtsalt läbi nagu elanud. Ja siis ma nagu mõtlen, et minu mentor ütles siukse hea lause, et kullakene, maailm on eisid täis, maailm on jahisid täis, me peame jahid üles otsima. Eid on ka okeid. Ja iga ei võib lõpuks ka muutuda jahiks. Aga mulle nagu meeldis, kujutage ette visuaalis jahiteid lendavad ringi, on ju. Ja siis hakkad otsima jahhe üles. Minu mõelest nii äge ju, on ju. Ja siis sa ei minest ära selle peale, et eid on ka kuskil olemas, et ei on okei, on ju. Siukene. Aga see sõna ei on ka juba mina pildile hästi vastu käiv, on ju. Et mina pilt armastab jahi tegelikult, mina pilt tegelikult ei tõmbab. Üldse, kui sa ütled vaata sõna ei, siis avastad, et siit läheb kõik kokku, on ju. Ja kui sa ütled jah, siis läheb kõik nagu lahti, on ju. Et selle tõttu inimesed võtavad eisid hästi traagiliselt, sest ei tõmbab kokku. Aga minu arust ei ikkagi paneb piirid paika, et seda ei peab oskama öelda, sest kui minu nägemus on see, et kui su mina pilt on korrast ära, siis sul on piirid paigast ära, sa ei oska ei öelda, sa teedki liiga odavalt, sa võtad liiga palju tööd, tuled kõigile vastu, lähed teed seda heategevust, kuigi aega pole ja raha pole, on ju. Ma pidasin just vaata silmas seda, vaata, et kui kliendid ütlevad sulle ei, sa lähed turu peale, sa hakkad oma asja müüma, on ju, siis sa saad ei. No ma arvan, me oleme kõik selle üle elanud või ainult mina elasin või. Ei, et algav ettevõtja võib saada lihtsalt üle määra eisid ja kui see mina pilt on vaata hästi negatiivne, on ju, siis ta lööb nagu see punane, see foori tuli, pum, inimesed juba nagu opsti lõpetavad jälle selle ettevõtluse ära. Ma ju katsetasin, mul ei tulnud ju välja. Ja loobutakse tegelikult üsna kiiresti, et alustajana aasta vähemalt tegutse usinalt, et enne kui tegelikult hakkad mingid edu nägema. Loomulikult esimesed kliendid sa saad juba varem, aga väga paljud loobuvad, sest tahavad nii-öelda üleöö edukaks saada. Aga tegelikult ettevõtlus on maraton, see ei ole sprint, et sa tasapisi kasvad. Ja mitte ainult vaata, kui me nüüd võtame jälle mina pildi teema, et mis on nagu valesti läinud, ma olen siin uurinud hästi palju ja lapsi õpetan ja ma näen nagu seda, et teil on ka lapsed, on ju, ta hakkad last õpetama ja ta teeb vea õppimises või ta saab halva hinde või mis ta kohe tunneb, ta tunneb, et tema on paha. See käib nii kiiresti, alateaduses, klõks on ju. Ja nüüd, kui sa tunned, et sul ei ole piisavalt kliente, järelikult ma olen paha, järelikult ma olen halb. Mul on midagi viga. Ja see, mis ma teen, on kakakoobis, on ju. Ja hakkab juba tulema, saate aru, jah? Mina korraldasin
ma olen hästi palju igasugu asju korraldanud, meeletult edukaid asju ja siis asju, mis on täiega läbi kukkunud, siis ma mäletan seda, kuidas ma lõpetasin jälle üks viga. Ma olen tegelikult väga hea ürituste korraldaja. Ma korraldasin siin Räpina lastekaitsepäev, inimesed Tallinn tuli ka kohale. Me tegime siin, ma läksin oma mehe halli alla, kus olid siis palkmaja ehitajad ja ütlesin nii, teie hakkate tegema mulle 3 põrsakest. Ma ei lasknud neile vastu ka vaielda, saate aru. Nad tegid dekoratsioonid, nad tegid lastekaitsepäevaks, ehitasid lausa auto. Me panime kuulutuste peale, et osalejate vahel loositakse välja auto. Ega me ei täpsustanud, et see puidust ja laste oma oli. Siis nad olid kogu aeg nagu varjatud nägudega, me ei avalikustanud, kes on me näitlejad, aga ma kogu aeg hoidsin Facebookis üleval põnevust vaata, näitasin sigu selja tagant ja lõpuks meil tuli Jürgen Weber tuli meile veel kohale siia tasuta kusjuures ja see oli ikka fenomen on ju. Ja siis tuligi kohale nii palju rahvast, et meil ei mahtunud majja ära, et ma olen siukse mastaabiga üritusi korraldanud on ju. Siis mulle meeldis üritusi korraldada ja järgmine viga. Siis korraldasin ürituse, kuhu tuli kohale 2 inimest, aga ma olin korraldanud juba väga edukaid üritusi. Ja siis mina otsustasin, et mina ei ole hea ürituste korraldaja, sest inimesed ei olnud kohale järelikult, mina olen halb. Panite jälle tähele, on ju. Nüüd laupäeval ma korraldasin uue ürituse üle vist mingi 5-6 aasta. Siukse litakasin sisse, otsustasin ära, et ma olen jumala tross on ju. Siga, ma olen jumala hea ürituste korraldaja, mu lapsed siiamaani räägivad, mis sul viga on. Korraldasin lauamängude päeva, on ju. Inimesed tulid Soomest, tulid Tallinnast, tulid Värska piiri pealt, aga 3-4 peret jäid haigeks, on ju, kes olid ka lubatud tulla. Tegelikult meil oli nii tore päev ja minul siin Kuklas peksab 3-4 peret ei tulnud, kuigi nad jäid haigeks, on ju. Ja juba tunnen, kuidas hakkab tulema see, issand, kui halb ma olen. Ma olen nii halb, ma oleks võinud seda teha nii ja naa. Ja siis ma hakkasin kõvasti naermast ära, mul on tehniline käpas, ma sain no, siuksest sauku me ei kuku. Nii et meil on Cashflow ja Katani päevad hakkavad nüüd olema meil iga nädalaselt üle online'i koha peal, sest see on midagi tõsiselt ägedat, mida ma tegelikult tahan teha. Ehk see omas, et ma ei ole piisavalt hea kõik see. Veel üks viga, veel üks ämber, mida ma olen kolistanud. Teen webinari ära. Webinaril kohal 80 inimest. Müüsin kõik piletid maha. Minu meelest päris hea müük on ju, nagu supermüük. Panen siia arvuti kinni, lähen tuppa, vajun kokku, ütlen, sitt oli. Täiesti sitt oli. Ja 3-4 päeva peksan ennast lihtsalt seesmiselt. Ütlen, rohkem ei tee. Tagasiside super hea. Inimesed liituvad klubisse. Inimesed ostavad järgmise webinari. Inimesed tulevad mu live-koolitustele. Ei, ikka jumala sitt oli. Ma ei olnud ikka tasemel. Saad aru, ise ennast tambin maha. Niiviisi kohe. Siis tuleb järgmine webinar, jälle sama asi. Järgmine webinar, jälle sama asi. Mis seal tagasis oli? Või mis sul oli mingi madal seis isiklikus elus või? See oli harjumus iseendast halvasti mõelda. Ta käivitus kohe pärast edukogemust. Vaadake, see juhtub siis, kui lapsele ei õpetata edu nautimist. Laps saab edu, nii, oletame, et Katrin teeb lapsega kokkuleppe. Korista tuba ära, siis teeb midagi ägedat. Laps koristab toa eriti kiiresti ära, Katrin vaadab, kuule me jõuame suure toaga ära koristada. Mida pekki, nii ongi tehtud. Preemiaks on rohkem tööd. Koridor ka vaja koristada, preemiaks on rohkem tööd. Minu lapsed nüüd lähevad juba oktoobri lõpus jõulupuhkusele. Nii esimesed aastad, kui see juhtus. Mõtlesin, et te peate läbima selle osa ja kui see on okei. Me võime siin öelda vahele kaagi, kui keegi ei tea, et su lapsed on koduõppel. On ju? Hull olen teed. Räägi seda ka siin supsi vahele. Vaadake, nii palju mu minapilt tuli mulle appi. Ma olen õpetajana töötanud, ma olen teinud laste huvialaringe, mul on 100 lapsi olen õpetanud. Ma olen teadusringi teinud, ma olen karateed teinud, ma olen kunstiringi teinud. See oligi ka üks osa ettevõtlusest. Lihtsalt käärsin käisid üles. Ma ei ole kunstnik, aga ma alustasin kunstiringiga. Lõpuks ma palkasin, kuulake nüüd, ma palkasin endale õpetajad. Niiviisi, et ma ise ei saanud sentigi raha. Ma kirjutasin programmid, sain vallalt toetust, ma maksin palka
oma õpetajatele ja ma lihtsalt täiega olin boss 0 euro eest ja mu lapsed said väga tasemel tööd, teenust, on ju. Et sellest see oligi tegelikult selline, mul ei olnud kunagi probleemi töötada 0 euro eest, sest et ma ei pidanud ennast väärtuslikuks, on ju. Aga nii ma õppisin siis programmide kirjutamist, ma olen ka PRIA programmi läbi jooksutanud ja verd köhides, hirmus, kartes, teki all värisedes, äkki PRIA ametnikud, nad ei ole ikkagi päris rahul minuga. No see on väga raske on minapildiga teha tööd. Tähendab, sellise minapildiga teha ettevõtlust, kui sa ei oska sellega mitte midagi peale hakata ja sa väsid ära üks hetk, sa lihtsalt saad aru, et sa ei olegi ettevõtja, sest et su minapilt ei toeta sind. Ka mina väsisin ära, ma jätsin jälle katki, aga koduõppe osas mul on minapilt mind kogu aeg toetanud nagu ma tean, et ma ei saa olla halvem kui koolisüsteem ja see on fakt. Sest minul on midagi, mida koolisüsteemil ei ole, minul on armastus selle konkreetse indiviidi vastu. Aga nüüd, kui minu lapsed siis, algul, kui minu lapsed olid hästi tublid, õppisid hästi vara ära, siis mina andsin lisatööd neile. Ja siis nad saatsid mind kukele ja nüüd me teeme niimoodi, et me õpime nautima edu. Päriselt me õpime nautima edu. Et minul oli jah nii, et nii kui ma edukas olin, nii kohe edukas veebinar on ju, nii, aga kuskil on vaja lisatööd, vaata lisatööd vingu enda kallal. Lisatööd vingu enda kallal. Ühesõnaga kõik see, mis meil meiega lapsepõlves tehtud on ju, et kõik see mängib praegu nagu nii suurt rolli. Ideaalis võiks olla siis ettevõtlik naiste rahvas selline, ema võiks siis olla selline, ma natuke ropendan võib-olla, kui tohib nagu selles mõttes, et lapsed vast ei kuule, et emad, et kui lapsed kuulevad, siis pange neil kõrvad kinni. Ma mõtlen nagu võib-olla emade kõrvadele, et kui tegelikult lapsed on väikesed, siis ema peab oma energia lastesse pühendama ja ettevõtlikkus tegelikult algab teatud laste vanusest. Ja eriti äge ettevõtlikkus on siis, kui laps saab kaasas jõlkuda ja näha, kes siin tööl, nagu minu lapsed olid ju Tootšos kogu aeg mati peal, on ju, kogu aeg tegid trenni kaasa. Minu esimene ettevõtlus oligi ju laste jaoks tehtud, et neil oleks huvialaringid, on ju, aga päris ettevõtlikkus, kus naine nagu vabaneb, see käib nagu selline klõks. See on see hetk, kus laps hakkab sinust lahti laskma. Ja see on emale väga ebameeldiv hetk tegelikult ja lapsel on ka ebameeldiv hetk. Lapsel käivitub kohe sellised, nagu ta hakkab hästi palju vanemaga sõdima. Tegelikult ta tahab lahti lasta, aga ta tunneb süümekaid, ta kardab, sest vanem on eluga võrdne ju. Ja tegelikult see on see hetk, kus hakkab päris ettevõtlus pihta, nagu minulgi täna. Mu lapsed ei vaja mind enam nagu sellisel määral. Ma saan nüüd päriselt keskenduda päevade viisi ettevõtlusele. Et lihtsalt emad, ärge palun piitsutage ennast. Kui teie lapsed on veel väga väikesed, te saate hakata ettevõtlust ette valmistama juba kas kodulehest või sellest, mis on võimalik, on ju. Ja vaikselt, esimesed sammud. Sest tegelikult ma tooks siia kiire näite ka vahele, et kui minul oli see teema, et peale vanemapalga lõppemist läksin kohe tööle. Ei olnud varianti koju jääda rahaliselt ka. Aga tegelikult oli see väga suur šokk lastele ja mulle. Et ma täitsa soovitan ikkagi vaikselt hakata pihta juba, kui sul lapsed on väiksed, aga sa pead endale teadvustama, sa ei saa 100% keskenduda, pühenduda ettevõtlusele. Et see osa, mis sa saad tegelikult on väike. Aga see järjest kasvab koos lastega. Et praegu on minu lapsed 10 ja 12, et mina olen nagu täitsa vaba praegu, et trullalla. Ja minul on 11, 13 ja 18 on ju, aga see süümepiin, vaata, et äkki ma peaks, ei pea. Lapsed on prioriteet number 1. Praegu näiteks, kui minu laps tuleks, ütleks mulle, et tal on mind tõsiselt vaja, ma paneks kohe kinni, minu lapsed on prioriteet number 1, on ju. Ja võt see peabki olema, lapsed on prioriteet number 1. Ja läbi emaduse tegelikult on ju super, vaata, kui sa ei saa veel tegeleda ettevõtlusega täiel määral, saad sa tegeleda minapildiga täiel määral. Sa saad ennast ette valmistada selleks, et, aga tead, mul tuli siuke mõte, et teeks ühe siukse väikese tehnika siia. Ja, super. Nii, hoidke silmad lahti ja pange silmad kinni. Lihtsalt tehke silmad lahti, pange silmad kinni, avastage, mis muutub. Mis muutub? Silmad kinni minu jaoks, nagu sa pöördud enda sisse rohkem. Mina näen, et vaatenurk muutub. Maailm kaob ära, on ju. Nüüd pange silmad kinni.
Maailm kadus ära, avastad, maailm kadus ära. Küsin, kes jäi alles? Mina. Mina. Kas sa oled olemas? Ja. Ja kas sa avastad seda, et sina ei ole endale seda olemasolu andnud? Kas sa avastad, see olemasolu lihtsalt on? Ja pane nüüd tähele, see ongi sinu väärtus. Ja nüüd, kui sa avad silmad, see, mis sa siin läbi olemasolu tegema hakkad, on kõigest tegevus. See ei ole sinu väärtus. Lahe. See on Aga meil madal. aeg armutult läheb, aga sul on tegelikult meie sellele ägedale naistegrupile siin ka natukene midagi pakkuda. Midagi ägedat. Üks väike väljakutse. Ja meil hakkab nüüd siis teiega väljakutse. Homme ma panen üles sellise video, kus ma siis lammutan lahti minapildi mõiste ja näitan nagu, ma olen niisugune insenerlik inimene, selline keemik, füüsik on ju, ja siis ma näitan neid kohti, et homme tuleb siis selline video ja siis tulevad sellised toredad nagu harjutused kuni nädala lõpuni. Seejärel esmaspäeval saate kogu seda kompotti seedida, mida te siis saite ja kes ei ole saanud nagu neid harjutusi teha samal päeval, saab siis kähku tagant järgi kribada ja teisipäeval saame me siis uuesti kokku, et võtta see minapildi teema kokku, vaatama, kuidas teil läinud on ja siis on siin ka mõned auhinnad, on ju. Ja ma mõtlesin, et mida teadlikum ema võiks välja panna, siis ma mõtlesin, ma panen 1 novembrikuu teadlikum emaklubi liitumise välja ja siis ma mõtlesin, et ma panen välja ka oma selle minapildi õpikeskkonna, kus on ka hääletraumatehnikad sees. Et see nüüd on kogu selline eliksiir minu enda tehnikatest, mida mina ise olen kasutanud, et ussikesest saada siis selliseks. Et mina panen välja 2 auhinda siis nendele, kes võtavad ette selle teekonna. Ja on aktiivsed. Maailm on palju parem koht, kui sina oled õnnelik ja see on fakt, uuri. Ja meie poolt on ka üks auhind aktiivsetele osalejatele, siis on 1 kuu liikmelisus meie tasulises kogukonnas, kus on siis väga palju ettevõtlusteemasid. Naised ettevõtjaks kogukond siis. Aga me paneme info ülesse siia ja päeva tulema uus postitus. Ja. Just. Et homsest algab siis kuni nädala lõpuni, et tõstame naised oma minapilti, sest see kõik tuleb kasuks meile siis laste kasvatamisel, perega koos olles ja ka ettevõtluses, et see on hästi-hästi oluline teema. Ja tõesti, ütleme niimoodi, et me nüüd oktoobri teema oli ka meile mindseti teema meie tasulises kogukonnas. Et siis võitja saab ka selle liikmelisuse kaudu siis ka seda mõtteviisi teemat ka veel endasse. Et see on hästi-hästi oluline, kuidas me endasse suhtume. Et see enese väärtustamine on juba see, et kui sa ei väärtusta ennast, sa ei küsi hinda ka, et siin tulebki jälle see, et ma töötan nagu orav rattas, raha ei ole ja jagan ennast igale poole ära. Et see tuleb ära lõpetada. Ja kuulge, ma võib-olla viskan kommi, mille peale emad liigutavad. Ega emad enda pärast ei liiguta. Laps õpib sinu pealt kõike ja kui sina parandad oma minapildi ära, pagan laps õpib sellega ära. No me näeme tegelikult ju laste sõnavarast seda, mis nad meie pealt õpivad. On ju, et tegelikult minu põhimotivatsioon ongi olnud olla võimalikult hea õppefilm, sest nagu Tago laul ütleb, loodan, et päris kõiki tule välja lõigata. See on niisugune isaga draakonil. Niisugune hästi tore laul, soovitan kuulata. Et emad, ma olen avastanud, et teed webinari emadele, keegi ei liiguta, aga teed webinari lastest, emad on veatult kohal. Et viskame siis niisuguse kommi ja mina soovitan küll, et igasugused mentorid on ju kas siis emaduses või ettevõtluses kiirendid, need on kiirendid, nad kiirendavad sinu teed ja see on nagu totaalne investeering ilma igasugu naljata. Et sa võid ju jalgratast leiutada puht eestlaslikult 10-20 aastat, siis ärkad niiviisi avastad ja aeg on ära kulutatud.
et õpime teiste vigadest ja mul on küll kahju, et ma varem endale mentorit ei otsinud nagu turunduse osas, aga mul on täna väga hea mentor ja ma olen väga-väga õnnelik. Ja seepärast ma ütlen, On näha, et sa oled pildis, sa oled ägedalt pildis. et otsi mentor. Aga ongi, et ümbritseme ennast samasuguste väärtustega inimestega, sest see tõesti on toetav, et nii nagu luuakse igasuguseid beebigruppe, kus jagataksegi rõõme ja muresid, siis ettevõtjatena samamoodi, et selleks olema ka me sellise kogukonna loonud, kus sa saadki olla alustav ettevõtja oma murede rõõmudega, sest et me kõik mõistame, me oleme ju tegelikult kõik olnud kunagi alustavad, et me ei saa mõelda seda, et keegi on nüüd 10 aastat või 20 aastat teinud ja ennast võrdlebki temaga, et me kõik oleme ju kuskilt nullist alustanud ja seda teekonda nii-öelda ma ütlen, et see, kui alustasid 20 aastat ettevõtlust, see ei ole enam täna see koht, kus on täna alustavad ettevõtjad, et infot on palju rohkem, nõuandjad on palju rohkem, et täpselt nagu Katriin ütleski, et on ju tänapäeval neid kiirendeid palju rohkem, kui oli vanasti, et tasuks neid ka kasutada. Kätlin, aga ma küsin kohe siis Katrin ja sinu käest kohe sihukese asja ära, et kui mina alustasin, siis minu kõige suurem mure oli paber- ja majandusseadusandlus. Kas te sellega ka aitate? Ikka aitame, me võtame neid hirme maha. Et seal on väga palju alusetudki hirmu. Aga jaa, muidugi. Alustada saab ja just niisamagi ilma, et sa kohe hakkad paberid määrima. Et tegelikkuses me mõtleme naistena hästi palju mitu sammu ette, mis kõik takistused on. Takistusi kogu aeg loome endale, et aga see on takistus, seda ma ei tea piisavalt, seda ma ei oska piisavalt. Nii palju on takistusi, ma ei tea, ma olen siin edasi kodus lastega. Aga võib-olla vaata, kui inimesed kuulevad, et seal tasulises keskkonnas saab ka sellist abi, et võib-olla see on hea tõuge. Et see oli minu kõige nõrgem osa ja minu kõige suurem hirm tegelikult. Raamatupidamine on tõesti ja see on Katrini professionaal ja seda me tõesti seal toetame igal sammul. Väga äge. Nii, aga tõmbame siis tänaseks otsad kokku. Suur aitäh, Katriin, et sa täna tulid. Väga informatiivne oli tänane vestlus sinuga. Ma loodan, et väga paljud noppisid siit endale häid mõtteid, ideid. Ja homme alustame siis postituste sarjaga. Et loodan, et siin grupis on suur aktiivsus. Kuidas me selle kodutööde esitamisega teeme? Et kas seal meil on vaja videosid või postitusi või kuidas see kodutööd esitamine nii-öelda on? Ma arvan, et see võiks olla kus inimene asub täna just. Ta võiks olla kas siis postitusena, kes tahab videona, kuidas keegi tahab ennast proovile panna. Okei, et see, kes teeb videod ja postitused, siis kõik need lähevad nii-öelda arvesse ja kõik, kes teevad siis, palju neid koduülesandeid kokku on siis? 4? Kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, 5. Ahah, kõik 5 päeva. Okei. Et siis tähendabki seda, et 5 ülesannet tuleb ära teha, kes jääb ajahätte, siis esmaspäev on veel lisavarupäev, on ju. Ja siis järgmine teisipäev on meil sinuga uuesti kõne, kus me võtame asja kokku ja siis teisipäeva hommikul ma siis, et veel tegelikult väike varu on ka veel teisipäeva hommikul järgi teha, et siis ma tegelikult mingisuguse kella panen lukku, kus ma ütlengi, et nüüd on loosin, et ratas läheb lukku, et siis teisipäeval loosimegi siis auhinnad välja, et nende vahel, kes on kodutööd ilusti ära teinud. Super, igatahes oli väga äge tunnikene. Nii, ja see lillekene jääb meelde. Ja see minapildi teema, see on nii oluline. Ma olen nii tänulik, et sa tulid meile siia rääkima, sa teed sellise ägeda väljakutse, et seda on naistel vaja ja emadena meil on seda eriti vaja tahes-tahtmata, kui me oleme lastega kodus. Meil on tunne, et me nii-öelda tööalaselt ja erialaselt me oleme kuidagi mandunud ja see väärtusetuse tunne ikkagi mingil moel, et emana võib-olla okei olema, aga tööalaselt justkui ikkagi ettevõtjana see enesehinnang, see eneseväärtustamine, see minapilt, et see peab korda saama, kui sa tahad, et su ettevõtluses ka nii-öelda edu oleks või tuleks. Aga aitäh sulle. Seda siis koos kasvatama ja tõstma. Ja, et tegelikult on meil seda kõigil vaja. Ja.
kogu aeg see turgutamine on mõnus. Aga suur aitäh, Gertriin ja Katrin. Aitäh teile ka. Ja, aga siis Tšau. oleme aktiivsed see nädal. Ja. Paneme info ülesse. Ja. Tšau. Tšau, tšau.